ära seal sõidul. Äge oli, tegelikult kogemus oli mega. Ja esmakordne kogemus. Ja, ei, mega, aga enda poolt ma ei läheks enam, isegi kui ma Egiptusesse lähen ja selline võimalus on, siis ei. Pigem ei läheks, esiteks kannikad jäid täiega kangeks, jalad olid väga kanged. Ja, aga vaade ja kõik oli äge. Jah, et kes ei ole seda kunagi teinud, siis soovitan seda ühe korra kindlasti teha, aga rohkem ilmselt pigem mitte, et jah. Aga mega äge. Ma jäin täiega rahule. Ja vaadake seda, no so pretty. Mis me nüüd teeme? Nüüd või? Mis me ikka tulime tegema? Hoiame kursis. Okei, ma ei saagi spoilida, kahju. Nii, ma näitan teile neid hindasid, kukute pikali. Okei, sorry, need on juba okei hinnad. Aga kokteili omad. No ikka päris suured hinnad ja pluss need söögid, mis me võtsime, oli ikka maksid, noh. No vau, selline asi maksab $28. Vahva. No nii, kurda. Delikatess söödud. Ei, tegelikult väga eriline koht oli, aga lihtsalt midagi olin tellinud ja lauda tuli toores kala. Jah, ma saan seda süüa. Ta oli hästi nagu maitsestatud, kõik oli hea, aga ma ei suutnud. Ja nii, et ta on tige kui tarakan, sellepärast, et alkohol unustati ära. Ja siis ta ei tahtnud ka seda enam. Siis üks vend unustas tšekki talle toomata. Aga mulle väga toit meeldis, see oli hea. Aga selles suhtes jah, ta on selline restoran, kus ei saagi nagu kõhtu täis, kui sa ei võta nagu main meal'i ka siis. Ja need churrod, mis me sõime, need olid minu arust olid väga head. Nii, siin on siis meie autokesed on ja kus kliendid pargivad. See näeb siis meie hotell välja, aga noh, tegelikult see on palju suurem, et seal tagapool on siis kuskil reception. Ma näen hetkel välja väga disaster. Näitan teile pillides meie tuba valmis saab enne, kui Anette on ennast riidesse pannud. Aga ma olen just suht ärganud. Ja ma pole mitte kunagi nii ebameeldivas voodis maganud. Ta oli ülisuur, aga padi oli nii kõva. Mul on õlad kanged, selg kange, pea kumiseb, kõik on nii valus ja ma ei saanud magada külje peal, ma pidin magama nagu full on sirgelt, sest et muidu ma tundsin valu igal pool. Nii, see on see suur voodi on ju. Siis siin on lihtsalt kõik asjad full nagu laiali. Ja sõbrad, me tulime siia ainult 9. Mu pea nii valutab ja me lähme sööma. Elis võttis lihtsalt kohvri. Aga selles ei ole midagi halba, sellepärast, et safety first. You never know. Ma võtsin vajaliku kohvri, kus on kõik vajalikud asjad erinevate sündmuste jaoks. Täna on meil veel viimane asi teha, ehk siis minna ühte ilusasse paika. Ja siis mingi aeg me hakkame kodu poole sõitma. Või noh, mis ei ole kodu, vaid on Anette jaoks laager. Mis naaber? Laager. No mõlemane. Aga kui jõuab sealt äkki surfama ka? Kui jõuab? Krokodilli vees või? Seal on krokodillooaeg. Oh, okei. $5 maksev kohvi on selline pisike kribu. Mis arvad? Oled rahul või? Parem kui mitte midagi. Aus. Kohvi ja kohvi. Nii, see on siis smashed avokado, sai, ma ei tea, mis asi see on, feta, muna. Munafeta. Ja see näeb päris hea välja. Me nüüd tõmbame ära, mis muljed on. Oh, jah. Mega äge oli teie korki. Aga mitte siia voodisse, sest see on väga horrible voodi. Paiduba housekeeperid juba koristavad meie ka homme. Sõnusin ära jälle, kus kuradi kohta me sõidame. See on kaarpark tegelikult, kus me lähme on ju, aga see tee, mis siin on lihtsalt imeline. Naudin täiega praegu. 20-ga panen. Jõhker lihtsalt, ma ei või, no isegi alla 20, sorry noh. Kohutav lihtsalt. Peaasi kinni jääks siin.
siis oleks küll amazing. Miks mitte keegi kunagi ei hoiata, et ilusad kohad, need teed on lihtsalt kohutavad ja see, kuidas sinna saada, on alati kohutav. Nii et palun inimesed, kui te teete teistele inimestele vlogi, siis palun hoiatage selliseid asju, sest et mina oma väikse autoga lihtsalt oi, mis siin on, alati ei tohi hüpata. Ma just mõtlesin, et tegelikult tahaks proovida selle kalju pealt alla hüppamise ära. Aga noh, eks tuleb natuke ringi vaadata siit. Wow. Nii mõnus. Love it! Nii et see ongi see living the dream. Palun vaadake neid hindasid. Ebanormaalne lihtsalt. Ja me peame täis paagi panema. Vähemalt oli meil mingi pool paaki, ehk siis kurat, sott tuli ära, aitab küll ära rohkem pane lihtsalt. Aga ilus number. Ilus number, aga nüüd me hakkame vaikselt tagasi sõitma sinna meie kodukanti, ehk siis Port Hedlandi. Ja eks me siis muljetame varsti. Keks. Mulill! Oh, vau, mega äge. Lihtsalt soovitan ka teil, kui siia satute. Muidugi Tulge. käige kõik kohad läbi, mis jõuate. Kui jõuate, võtke muidugi rohkem päevi, aga meie võtsime 2 päeva, kuna me ei taha siia Port Hedlandi kauemaks jääda. Seega ja meil on 6 nädalat nüüd minna. Tunnen, et olen puhanud ja olen valmis need viimased nädalad ära tegema ja sealt Uberikust ära minema lihtsalt. Surfiga ei jõudnud praegu hetkel midagi, leppisin sellega, et kui kord Perti jõuan, siis lähen. Siis on Connor! Ei, muidugi, ei, äge. Mega äge. Ja. Siia satute kindlasti, avastage hästi palju, nii palju kui saate. Käige igal pool. Seda dinosauruse jalga ei näinud kahjuks, ma ei tea, kas see oli mingi ära tallutud või liiv peal või mis iganes, aga seda ei näinud ja kahjuks. Ja alla ei saanud ka hüpata kuskilt, sest et mitte keegi teine ei hüpanud ja ma üksi nagu võits sketši on ju. Nii et jah, 6 tundi sõitu alaku siis tagasi Port Hedlandi. See ya! See ya!